Tere, mina olen Grete Koho. Käes on südasuvi, meie kuulajad teevad oma puhkuseplaane. Võib-olla paljud juba on kuskile kaugemale puhkusajaks sõitnud. Kes juba vihjetest aru sai, siis täna me räägime reisimisest, me räägime puhkamisest ja me räägime, kuidas minna noorena teisele poole maakera ühe otsapiletiga. Mul on külas üks eriti vinge reisisell, noor reisisell, Robert Sasorin, kes otsustas pärast Covidi lõppu minna ühe otsapiletiga teisele poole maakera, aga täna on ta Eestis tagasi, vähemalt praegult, ja toimetab turunduse valdkonnas. Tere, Robert! Tervitus! Aitäh kutsumast! Kogumispäevik. No nii, mina tutvustasin sind selliselt. Kuidas sina ennast tutvustaksid? Hea küsimus. Ma eelkõige siis tutvustan ennast kui noormeest, kellele võib-olla mingi hetk hakkas peale ülikooli lõppu väga nii-öelda siis kipitama, et tahaks kuhugi välismaale minna elama, minna näha, kuidas teised inimesed kuskil oma igapäevaelu elavad, saada võib-olla välismaalt sõpru, kuidagi toimetada niiviisi ja siis ma tegin nii-öelda sellise otsuse mingi hetk, et peaks välismaale minema. Enne seda ma toimetasin peamiselt turunduse, võib-olla natuke ka müügivaldkonnas ja kui Covid siis nii-öelda läbi sai, et siis otsustasin, et okei, nüüd on nagu aeg ja panime siis, ostsime lennupiletid ja läksime teise poole maakera. No väga tore, võt sellest me kohe rääkima hakkamegi, aga võib-olla veel paari sõnaga sellest, et mis sa täna teed, kui sa Eestis tagasi oled? Mina toimetan siis turunduse ja müügivaldkonnas, olen täna turundusjuht sellises ettevõttes nagu Fontakt, mis siis aitab Eesti ettevõtetel leida uusi kliente nii Eestis kui tegelikult Baltikumis, Skandinaavias ja meil on päris vingeid suuri lahedaid kliente. Mina siis nii-öelda aitan neil võib-olla oma tööd nii-öelda rohkem võib-olla teistele nähtavamaks teha, et poisid teevad väga vingelt, suudavad erinevaid ettevõtteid Eestis aidata. Varasemalt siis, kui liitusin nendega, siis just see point minu jaoks nagu oligi tähtis, et poisid teevad ägedat asja, lihtsalt kuskil keegi ei räägi nagu. Ja siis ma olen nii-öelda aitan ettevõtteid siis turunduse ja müügiga. Lisaks sellele tegelikult mul on Austraaliast, nii et ma olin hästi pikalt Austraalias, mingisugune 1,5 aastat, siis ma olin Filipiinidel 4 kuud, Indoneesias 7 kuud, siis Vietnamis äkki 3 kuud kokku. Et nendest nii-öelda aegadest on mul erinevaid nii-öelda kliente tegelikult kogunenud, keda ma aitan siis ka nii-öelda turunduse ja müügivaldkonnas. Peamiselt Austraalia kliendid, aga kuidagi niiviisi siis toimetan täna. Väga tore. No võt, et nii, et ühel või teisel eluetapil oled sa ikkagi turundusega seotud olnud? Ja ma kuidagi sain sellest mingi hetk nagu aru, et kuskil seal ülikooli lõpuaastatel, et mida iganes ma tulevikus nagu tegema hakkan, et nii või naa tegelikult ma hakkan turunduse või müügiga nii-öelda kokku puutuma ja siis see kuidagi sõi mind kokku või sõi mind endasse, et mingi hetk olin seal näiteks JBL-i, Harmani ja Philipsi brändi esindaja Eestis, ainult tegime seal TikTok'e ja kõike igasuguseid asju päris nagu äge nagu töö oli see, aga siis kui Covid lõppes, siis ma olin, et okei, nüüd on aeg, et nüüd ma pean välismaale minema, et kui ma praegu lähe, siis ma ei lähe nagu mitte kunagi. No väga äge, aga sa mainisid, et sa läksid ühe otsapiletiga teisele poole maakera, et mis sind ajendas selleks või kus sul oli see, et tavai, nüüd ma lähen? No ma vist kogu aeg nagu näinud sellist või minu selline mindset on olnud, et ma tahaks näha, kuidas välismaal inimesed oma asju teevad, toimetavad ja võib-olla see viimane selline punkt oligi see, et ma olin nagu absoluutselt kõikidele oma sõpradele rääkinud, et nüüd kui Covid läbi saab, et siis ma nagu lähen ja ma lähen palile surfama ja mulle meeldib väga surfata. Ja siis, et ma olen kogu aeg kõigile rääkinud, ma nüüd lähen ja siis mingi hetk nagu kuidagi asjad jooksidki niimoodi, et sõber nagu helistas mulle, et kuule, et ma ei tea, ma olen Austraaliast, et tule ka. Siis ma olin nagu, et ma ei tea, et kas ma nüüd Austraaliasse nii väga tahan, aga okei, nagu suva on. Ja siis ma küsisin elukaaslaselt, et kuule, mis teeme on. Ja elukaaslased on täpselt samamoodi, no lähme siis. Wow. Ja et see teeb nagu selle mineku kuidagi nagu loogiliseks, et kui kõik nagu kaardid jooksevad, et siis on suht nagu lihtne minna. Ja sealt me siis ossimegi ühe otsapileti ja alustasime siis Austraaliast ja pärast siis nii-öelda liikusime edasi ja olime Aasias mingisugune 1,5 aastat kokku äkki.
Kas sa teadsid, kui pikaks ajaks sa lähed? Väga ja kuhu sa lähed? Väga mitte. Okay. Et ma nagu teadsin, et ma tahan näha erinevaid riike, tahan näha erinevaid inimesi, ma tahan kindlasti sõpru saada erinevatest riikidest, et see oli kuidagi minu jaoks see, miks ma nagu selle otsuse nagu vastu võtsin. Liiga palju teadnud. Okay. Kui palju sa tegid eeltööd enne, kui sa hakkasid minema ühe otsa piletiga teisele poole maakera? Ma ütleks, et see mõte tekkis ja lennupiletid said ostetud äkki mingisugune 3 või 4 nädalaga. Okay. Ehk siis põhimõtteliselt. Väga eksprams. Okay. Väga äge. Ja ma saan aru, et see, et esimene sihtkoht Austraalia tuli ka puhtalt sõbralt, et... Kuidagi see, et sul on sõbrad selle eest, siis see nagu natukene nii-öelda aitas, et täna ilmselt oleks juba suht suva, aga võib-olla kui noorena nii-öelda läksin, siis üksi võib-olla oleks natuke õudne olnud. Ja see, et oli selline elukaaslane, kes on täpselt samasuguse mentaliteediga nagu sina, et davai, lähme. Jep. Väga äge. Kuidagi läks nii. Kas sul oli enne seda kuidagi olemas mingi rahaline puhver, et olla valmis ootamatusteks või kuidas see rahaline pool lahendatud oli? No, kes mind võib-olla natuke rohkem teab, siis võib-olla eriti veidike nooremana mõned aastad tagasi, et siis ma pigem olin natuke selline pea ees tundmatuse tüüp, et ma ei tea, kuidagi kujud ikka välja ja mida iganes, et õnneks on kuidagi niimoodi läinud, et hästi palju sõpru on ka, kes kõik toimetavad igal pool ja reisivad hästi palju ringi ja kuidagi niimoodi, et siis ma kuidagi ei ole liiga hullult seda nii-öelda hirmu kuidagi tundnud. Et aga ma ütleks, et ma olin nii-öelda, võib-olla kui natuke nii-öelda numbritesse minna, siis ma olin arvestanud, et kindlasti mingisugune, ma ei tea, 3000 euri umbes kuus läheb nagu kindlasti seal nii-öelda alguses, et siis olin arvestanud siuke mingi 4-6 kuu mingisuguse nii-öelda kulutustega selles suhtes, et päris niisama nii-öelda 20 taskus nagu ei läinud. Et kusjuures viimasel hetkel hüppas tegelikult üks sõber ka nagu nädal enne hüppas nagu lennukile kaasa. Et mida rohkem selles suhtes ühtepidi nagu on, et mida rohkemate inimestega sa lähed, seda võib-olla lihtsam ja soodsam on, saad kuidagi kulusid klapitada. Nõus. Aga ma mõtlen seda, et sul oli ikkagi mingi rahaline puhver olemas, aga see võib-olla sa kogusid eesmärgi jaoks, mida sa võib-olla sul ei olnud defineeritud see eesmärk, mille jaoks sa kogud ja siis oli hea, et kui sul tekkis plaan lähen Austraaliasse, sul oli see puhver olemas, on ju? Midagi ikkagi oli kõrvale pandud, et seal vist isegi on näiteks niimoodi, et kui näiteks keegi mõtleb ka Austraaliasse mineku peale, et siis sind ei lasta vist isegi riiki, kui sul ei ole, ma ei tea, 3-4 tuhat eurot taskus või et mingit screenshoti pidi seal nagu tegema. Okay. Lendasid ühe otsa piletiga Austraaliasse, kus sa seal läksid? Austraalia on ju lõputu. Ja, no alguses ma tegin ka seda nii-öelda võib-olla farmi tööd seal ja mul oli selles suhtes, oligi nagu hea minna, et sõbrad olid seal kohe ees ja läksin nii-öelda Eestis tegin veel mingit forklifti laadi 2 juuks ära ja siis nii-öelda neid lube ma tegin nii-öelda tegelikult enne reisile minekut päris mitmeid ära, et mul näiteks mootorrattajuhiload, forklifti load. Mis see forklift on? See on siis see kahveldõstuk, mis iganes masina. No, et kui ma juba välismaal lähen, et siis ma võiks hästi palju nii-öelda kaarte tegelikult taskus olla, mida iganes ma nii-öelda teha saan. Ja siis ma nii-öelda tegin neid seal natukene seda musta tööd ka, et viisad nii-öelda saaks pikendada kunagi ja niiviisi, aga võib-olla põnevam on äkki võib-olla just nagu see point, et mingi hetk see farmi värk nagu viskas üle meil ja siis me otsustasime, et läheks äkki prooviks nagu kuskil suurlinnas elada. Ja siis me elasime seal Sydneys äkki mingisugune aastakese ja see oli siis nii-öelda selline punkt, kus nagu alguses oli võib-olla veidike keerulisem nii-öelda seal koha peal toime tulla ja võib-olla tööd leida ja kõike nii-öelda seda, eriti kui sa tuled Eestist. Et kui kiiresti sa said rahaliselt jalad alla endale? Siis, kui Sydneysse kolisin, siis sai nagu üsna kiiresti tegelikult selgeks, et oma turundustaustaga, isegi kui mul nii-öelda on see hea taust olemas ja ägedad brändid ja äge nii-öelda võib-olla taust ette näidata ja reaalselt mingisugused tulemused ka, et siis näiteks Austraalias nagu üsna keeruline, vähemalt minul, jalga ukse vahele saada seetõttu, et just need viisaprobleemid tahavad tegelikult olla, et
Eestis elades nagu ei mõtle selliste asjade peale, aga kui tahad kuskil oma erialast tööd või tegelikult ma isegi ei ole turundust ju nii-öelda ülikoolis õppinud, et olen täiesti teist eriala õppinud, aga igatahes, et kui tahta seal midagi nii-öelda teha, et siis juba puhtalt ainult paberimajanduse poolelt ma ei saa vist üle mingi poole aasta või aasta kuskil ettevõttes töötada, mis teeb selles suhtes päris keeruliseks, paneb mind väga keerulisse olukorda, et mul on justkui nagu ette näidata, et tahaks teha ja inimesed ise on ka, et kuule, jumal äge, aga no kas sa ise ettevõtjana võtaksid täna endale töötaja kuskilt kaugelt maalt, kes võib-olla poole aasta pärast nagu peab tagasi koju minema. Et siis sellised need nii-öelda punktid tulevad siinkohal nagu mängu, mida võib-olla varem ei ole tähele pannud või ei ole kokku puutunud. Üsna keeruliseks teeb see nagu asja. Ja tulles tagasi vist su küsimuse juurde, et kui kaua aega läks, siis kui ma nagu hakkasin neid eitavaid vastuseid seal saama, et okei, et kuule, et äge poiss oled ja et võiks nagu teha midagi, et siis tegelikult mingi hetk sa saad nagu aru, et okei, et mingi plaani tuleb muuta, tuleb vastu võtta, võib-olla teha mingisuguseid asju seal linnas, mida võib-olla ei tahagi alguses teha. Et siis ma mingisugune 6 või 2 aega äkki leidsin endale seal töö mingis kohalikus näiteks põgenemistoas ja pole kunagi mingit sellest isegi teinud, aga kuidagi niimoodi, et pead hästi nii-öelda valmis olema ja siis mingi hetk ma avastasingi näiteks, et ma olin ennast ära puukinud 2 töökohta nagu täpselt samaks päevaks ja siis pead seal hakkama kuidagi mingit susserdama, et kuulge, et ühes oled natuke haige ja kuidagi midagi niimoodi, et Eestis selliseid asju teha ei saa, aga välismaal nagu üsnak. Puudutasid natukene seda juriidika poolt ka, aga kui lihtne seal üldse siis sellist tööd leida on, et ma saan aru, et sellist farmitööd, lihttööd pigem lihtne, aga kui tahaks teha midagi oma peaga, et siis juba natukene keerulisem, jah? Ja okay. Nii ta tahab natuke nagu olla, jah. Okay. Aga see on mingi asi, mida ma nii-öelda teistele sõpradele ka tegelikult päris palju rääkinud, et see oli ainult nagu minu kogemus. Et mul on endal tegelikult mitu head sõprannat, kes on ka läinud kuhu iganes välismaale, kaasa arvatud Austraaliasse ja üks sõbranna siis nagu leidiski endale turundusalase tööd on siiamaani seal, aga tal läks 4 kuud aega. Ja lihtsalt võib-olla konteksti jaoks on see, et su iganädalane üürikulu, mis sul näiteks seal Sydneys elades on, sa ei maksa isegi terve korteri eest, vaid jagad seal mingit tuba, et need on seal mingisugune 2,5 kilo võib-olla kuus. Et kui sa seal 4 kuud otsid seda tööd, on suht kallis töö otsimine tegelikult. Aga kuidas sinul oli, kas sul tekkis mingeid rahaliselt raskeid hetki, et ma pean saama töö, et muidu ma ei tule nagu mul numbrid ei jookse Excelis kokku? Kindlasti oli seal mingisuguseid keerulisemaid momente, aga siis nagu võtadki selles suhtes nagu vastutuse, võtad kokku ja ma ei karda nagu selles suhtes kuidagi välja öelda, et mingi aeg ma näiteks Sydneys alguses olingi, mul oli roller, deliverdasin toitu, ma mäletan, et pani mingi rahakrati või mingi Raivo Heina podcasti taustal kuulama, et mingi 3 kuu pärast on juba kõvasti parem ja tegelikult nagu oligi hästi äge, et ma tagant järgi praegu nagu mõtlen, et see on mega naljakas nagu olukord, et kõik selles suhtes läks nagu mega hästi, et 1 kuuga seal põgenemistoas, järgmine kuu juba tegelikult olin Sydney kõrgemas tornis, tegin mingisugust neid seda linna tutvustus, mingi tuure, siis mingi hetk sain juba mingisugune 2-3 kuud hiljem tegelikult aitasin siis ühe Sydney ettevõttel, kes siis pakub ärikingitusi, neil uusi kliente leida e-mailidega, e-maili turundust nii-öelda pakkudes, eks ole. Ja siis tagatipuks sattusime ühte agentuuri ka, kes siis otsis kogu aeg endale näitlejad erinevatesse telereklaamidesse ja filmidesse ja mis iganes projektidesse, et on siit sealt nagu läbi käinud mingeid nimesid, kus ma nii-öelda olnud olen, aga see oli tõsiselt nagu äge tegelikult, et Austraalia elule siis nii-öelda kohaselt kõigil on alati mingi 4 töökohta ja kuidagi see nagu hustle on palju suurem võib-olla kui siin Eestis nagu. See taustnäitleja teema on väga äge plot vist su loole, sellest kohe varsti räägime. Aga kuidas sa kirjeldad Sydneyt? Kas see on, nagu see on ju maailmalinn, kuidas sa seda kirjeldaksid? Ta käib seal elu samamoodi nagu käib. Jaa, kindlasti.
kindlasti. No, inimesed on hästi palju nii-öelda vabamad, et ma kujutan ette, kui ma Eestis läheksin, ma ei tea, palju jalu kõnniksin Prismasse, et siis ma ei tea, inimesed filmiks ja paneks TikToki videosi, ilmselt ma oleks kohe kuulas, on ju. Aga seal nagu hästi tavaline, inimesed on hästi nii-öelda vabad ja kõik jutustavad ja näiteks palka makstakse seal kord nädalas, on ju. Ja siis maksad üüri ka kord nädalas või? Ja üüri ka kord nädalas, jah. Okei, aga kus sa elasid Sydneys, kui lihtne on seal? Kas sind võib nimetada nagu backpackeriks või pigem sa ikkagi? Ma tegelikult liiga hullult ennast nii-öelda backpackeriks ei nimeta, sest et mu võib-olla nägemus on olnud reisimisest üleüldiselt see, et elukaaslasega ka nii-öelda kogu aeg siis vaidleme, et kas see on reisimine või elamine, et ma nagu väga ei viitsi kuhugi välismaale nii-öelda alla 2-3 kuu nagu nii-öelda tegelikult üldse väga minna. Et vahel ei saa ja nii edasi, aga ma pigem nagu vist ei nimeta ennast backeriks. Aga kus sa Sydneys elasid, kui lihtne seal on leida? Tõenäoliselt Austraalias on ka ju väga palju inimesi, kes tahaksid sinna tulla ja elama, et kuidas sul üldse nende kogu üüripindadega on? Sealkandis oli nagu selles suhtes niimoodi, et see on hästi huvitav teema. Sest et ma ise hakkasin sellest hästi nii-öelda külge. Et päris keeruline oli backerina leida endale, nii-öelda siis backerina inimesed näevad mind kui backerit nii-öelda endale elamist leida, kui sul ei ole näiteks tööd, ma ise ka ei võtaks enda korterisse üürniku, kellel ei ole tööd, eks ole. Aga siis ikkagi on keeruline. Üks asi jälle, mille nii-öelda ära õppisid seal välismaal olles, et inimesed nii-öelda võivadki sind üle lasta, et lepid selle asju kokku, maksavad mingi bond ära, lasevad tagatisrahasid, lasevad sind üle, rahasid tagasi ei saa, siis mingi hetk sa nagu pead oma peas nii-öelda vastu või selle nii-öelda otsuse vastu võtma, et okei, et ma nüüd siis, kui ma otsin korterit, siis ma tegelikult lubangi 4 korteri omanikule, et ja kõik sobib ja ma võtan ja siis lõpuks lähed ainult ühega edasi, sest et saad ise kogu aeg nii-öelda vastu näppe sellega. Mina mingi hetk siis nagu võtsin kogu sellest teemast tegelikult nagu šnitti niimoodi, et ma hakkasin ise Facebookis neid gruppe nagu ehitama, kus inimesed oma mingid kinnisvara ostavad, müüvad, üürivad ja tegelikult täna on seis selline, et mul on seal äkki, mul on terve Austraalia peale kõikides suuremates linnades kõige suuremad nagu Facebooki grupid, kus inimesed ostavad ja müüvad ja üürivad oma kinnisvara. Et Sydneys mingi 145 000 inimest, kes ma ei tea, iga päev postitavad seal, et tule, koli siia, ma ei tea, seal jagatakse hästi palju neid elamisi. Et siis ma mingi hetk nagu nägin, et nii raske oli igal pool nagu löögile saada, eriti välismaalasena, ja siis ma lihtsalt hakkasin ise neid platvormi ehitama ja siis olen oma elamised nagu sealt niimoodi saanud hoopis. No võt, kui on probleem, siis Robert teeb lahenduse. Toi, väga äge. Aga millised sul need elukohad olid? Jagasid ka tõenäoliselt siis mingit korterit või maja või kellegi teistega? Seal on hästi tavaline. Ja okay. Kuidas sul, me tuleme hoopis teises kultuuriruumis, kuidas sul eestlasena oli niimoodi, et ma käisin just hiljuti Itaalias ja viimase öö ma magasin lennujaama juures, oligi vaja lihtsalt majutust ja seal oli siis niimoodi ka, et oli ostetud üks nagu suur korter ja siis iga korteri tuba oli tehtud nagu eraldi selleks, et said broneerida ja siis see oli juba minu jaoks veider, et samas köögis kõnnib minuga nagu teisest rahvusest inimene, et väga harjumatu. Väga hea. Aga no see ongi niimoodi, et Eestis sa sellist asja nagu ei tee, aga natukenegi ringi kuskil käid, et siis tegelikult hästi tavaline, üli ebamugav oli alguses, et kolisime ühe Brasiilia kutiga nagu kokku. Mina olin alguses vastu, elukaaslane oli, et pole hullu midagi, et jumala äge tüüp. Ja tegelikult oligi, et tänu temale saimegi tegelikult sinna agentuuri ka tööle. Et see on välismaal hästi tavaline, et inimesed kuidagi jagavad ja on käed jalad risti seal, jagavad kööke ja mingid asja, et täna enam ei viitsiks aastat öeldes. Kuidas Austraalias nii-öelda palga versus tarbimise suhe on, et kas sul päriselt oli võimalik raha kõrvale ka panna või tegelikult, kui sa lähed juba välismaal, okei, sa teed tööd, siis sul ikkagi enamik läheb tarbimisse, sest sa tahaks ju näha ka, et kui ma juba siin olen, et siis ma ei käi ainult kodu ja selle töökoha vahet. Ülihea küsimus ja ma päriselt isegi natuke arvasin, et selline küsimus tuleb ja ma mõtlesin selle peale ja ma vist täna näiteks, kui ma oleksin eestlane, kes teenib võib-olla üle keskmise
palga. Siis ma täna vist nagu, kui ma just väga hullult ei taha mingi maailma avastada kõike seda, ma vist nagu täna ei viitsiks Austraaliasse minna nii-öelda samaväärset tööd näiteks otsima või siis mingit farmi nii-öelda tegema. Et lihtsalt see vahe täna mulle ei tundu enam nagu nii suur. Ja mis on Austraalias nagu äge on see, et sul on igas töövaldkonnas on tegelikult nii-öelda need palgad väga fikseeritud, et on tunni hind nii-öelda teada ja kõike seda. Mingil määral võib-olla välismaalasele on see eelis, kohalikul võib-olla mitte nii väga. Aga mulle tundub, et see palgavahe nagu ei ole enam nagu nii crazy, kui ma ei tea 10 või 15 aastat tagasi. Et see, et kui tulid Austraalias, siis sul oli ikkagi, ma ei tea, korteri sissemaksu raha vähemalt olemas siin, kui Eestisse tagasi tulid. Enam ei ole midagi sellist. Okei, no minu sõbranna just tuli Austraalias tagasi ja tema ütles ka, et oli nagu selles mõttes nõus sinuga, et läks ikkagi tarbimisse, sest päeva lõpuks sa tahad sinna Balile minna, et siis võiks juba natukene elada ka, aga et temal paar sõbrannat ja sõpra siis töötasid kaevanduses, kus päriselt oli võimalik nagu raha kõrvale panna, aga sealt sa pidid välja kattima selle enda ülejäänud elu, et sa olidki seal 13-tunnised tööpäevad, sa küll elasid selle ettevõtte siis kulul ja toit see, aga et sul ei olnud seal mitte mingisugust elu peale selle, et võib-olla 2 päevaks said just kui linna ja siis juba lendasid tagasi sinna kaevandusse. Vaata, kui oleks nagu nii-öelda see võimalus olemas, et lähed nii-öelda kohe, töö on olemas, võib-olla see paberimajandus ka kohe kõik korras, et mingi teise viisaga võib-olla või saadki oma sponsorviisad, mis iganes on, et siis on nagu ilmselt kõvasti lihtsam, et minu kogemus lihtsalt toetub ainult sellele, et ma läksin sinna selle turisti viisaga või selle working holiday'ga, mis iganes. Et kindlasti ja hea point. Ja kindlasti Aasias ka elu ei ole üldse nii odav, kui võib-olla igal pool sotsiaalmeedias või kuskil räägitakse, et jumala palju võib seal kuluda, nagu ei pane tähelegi. Jah, aga on odavam, kui on Euroopas reisides? Täiesti vaieldav ausalt öeldes nagu. Okei, räägime ka Aasias reisimisest, aga sa mainisid, et sa viimane töökoht siis justkui, mis sul Austraalias oli, et sa sattusid taustnäitlejaks. Räägi sellest, see on väga, väga äge. Ja, see on siis selline osa minu elust, kus me sattusime siis selle Brasiilia kutiga ühte nii-öelda korterit jagama, kes siis tegi seda tööd juba. Ja siis mingi hetk ta nagu niisama mainis seal, et ma töötan kodus ja võrsilis näiteks taustanäitlejana või kuidagi mingid sellised kiige teeb kogu aeg. Ja siis me nagu naljaga seal tegime, või naljaga nii-öelda kommenteerisime seal kogu aeg, et kutsud siis, et soovitad meid ka või? Ja siis mingi hetk lõpuks nagu elukaaslast Helenat nii-öelda kutsutigi siis sinna võttele või mis see siis nüüd eesti keeles see sõna võiks olla casting või inglise keeles on. Ja siis sealt kuidagi saime läbi ja siis tegelikult oli tegemist just Sydney ühe suurima ja tuntuma agentuuriga. Minu meelest on äkki vist keegi seal on mõni eestlane nagu veel vist varem äkki olnud. Et aga igatahes see agentuur siis kogu aeg otsiski, Hollywoodi filmitakse hästi palju Sydneys. Nägin näiteks seal Mark Wahlbergi ära ja siis olid seal erinevad mis projektid seal olid. No igatahes mingi hetk, kui ma hakkasin nagu kokku lugema, siis ma just olin seal mingi vähemalt 10 seriaalis ja mingi väga paljudes hulkades kodus ja võrsili osades kuskil taustal toimetanud ja siis hästi palju mingid reklaamide filmimisi ja kohalikud mingid pangad, ma ei tea, Uberi reklaamid, McDonald'si reklaamid, kõike oli seal nii-öelda. Ja see oli selles suhtes nagu lahe, et ma olen neid nii-öelda näitlejaid tegelikult isegi siin kinos vaadanud, et mis asja, et sellist filmitud, et ma tean seda, ma töötasin koos temaga vaatan, et crazy. Päris crazy. Milline oli sellised castingud, kuidas need castingud välja nägid, et sa üldse osutusid valituks? Seal vist alguses oli üsna lihtne, et läksid, tutvustasid ennast ja siis tehti sinust seal pilte, tehti sulle mingisugune profiil, siis iga kord, kui mingisugune suurem projekt oli ja neid projekte nagu meeletult. Minu meelest enamik USA filme üldse filmitaksegi tegelikult üldse Sydneys on, et seal on need nii-öelda siis filmimiskulu on nagu niivõrd palju nagu väiksem, et siis seal iga kord, kui selline mingisugune nende näitlejate otsimine oli, et siis keegi kuskil natukene näitas meie profiile ja kindlasti meil näiteks siis oli kasulik see, et meil oli seal roller, sõitsimegi kiiresti, kui oli vahepeal vaja nagu mingi tunni aega olla teisel pool Sydneyt,
kuhu sõitis 1,5 tundi, et siis ma Mataga lendasin laivi ja tegelikult tänu sellele ma sain nagu hästi palju erinevaid giige ka nagu. Et täiesti põhimõtteliselt elasimegi sellest nii-öelda ära ja jumala äge oli ka veel nagu peale kauba. Kui sa ennast seal tutvustasid, kas sa ütlesid siis, et sa oled Eestis pärit? Kui sellest seal oli hästi tavaline isegi see, et nad tahtsidki hästi erinevat taustadega nagu profiilidega inimesi. Okay. Et see oligi nii lahe nagu näha, et kes kust oli kokku tulnud. Aga teatakse Eestit niimoodi, kui sa rääkisid seal, pigem mitte? Ma ei tea, nad just nagu ütlevad, et teavad, aga siis pole aimugi. Okay. Pigem vist nagu vaikselt viiakse kokku, et kuskil Euroopa ja Nordiks ja kuidagi nii. Okei, ja tõenäoliselt see Kodus ja võõrsil filmivõtted on kõige selles mõttes tuntum, kuidas sa oled ka Eesti meedias jaganud oma kogemusi, on ju, et milliseid ägedaid seiku sa sealt mäletad või mis rollid sul näiteks seal olid, mis sa seal tegema pidid näiteks? Ja ma mäletan näiteks, et see on nagu nii naljakas kuidagi tagantjärgi nagu mõelda, et mille eest võib-olla olen kunagi elatist teeninud, aga näiteks ma isegi ei tea, mis seriaal või see seal oli, et ma pidin mingi, ma ei tea, ma olin hästi mitmes mingis filmis või seriaalis oli näiteks doktor, sest et ma miskipärast nägin väga arst seal nii-öelda koha peal välja. Okay. Et ja see oli vist mingi politseionu olin seal vahepeal ja hästi erinevaid. Vahel oli, ma mäletan, ühe seriaali võttel oli probleem sellega, kui oli liiga moodne soeng, siis pandi mingid parukeid asju seal pähe, kuidagi mingi niimoodi. Aga tõenäoliselt, kui sa seal nii pikalt elasid, et kas seda Eesti aktsenti sul üldse enam ei olnud, kas ei saanud kuidagi saatuslikuks, pidid sa seal taustnäitjana midagi rääkima ka? Vahel ikka oli nagu nii-öelda vaja, aga ma enda aktsendist, ma arvan, ei tea liiga palju eestlasi, kes on sellest lõpuni lahti saanud. Oli see tasuv töö, kui palju kas sa teenisid, ma ei tea, tundide pealt, kui palju sa teenisid, kuidas see kogu süsteem? Kogu see süsteem seal oli nii-öelda üles ehitatud siis nii-öelda natuke nagu pooleks, et sul on nii-öelda projekti mingisugused tasud ja siis on see nii-öelda mingisugune tunni nii-öelda palka, et siis kui said seal, ma ei tea, Austraalias hästi tavaline see, et kui sa oled vist üle 8 tunni nagu tööl, siis hakkad sealt mingit nagu hiiglaslikku boonust nii-öelda saama, mingi 2-3 kordne nii-öelda tasu. Siis kui nägid, et need võttepäevad olid seal mingi 14-15 tundi ja oled seal ühe koha peal, tegelikult passid lihtsalt kuskil taustal ja mängid kaarte või mingi seal sõpradega ja nende tüüpidega, et siis selle eest sai nagu üsna nii-öelda head palka. Kui mingid võib-olla numbreid, et siis ma arvan, et võib-olla kuu mõistis ikkagi, võib-olla parematel kuudel ikkagi mingid võib-olla 5-kohalised summad on ju, et täiesti nagu üllatav, aga see kurss ei ole täna nagu nii hea, ma ütleks Eesti nagu eurodega võrreldes, et suht äkki mingi 1,5 või mis see seal nagu on, et sa said selle pealt siis raha kõrvale panna, sest ma saan aru, et siis sa ju lendasid Aasiasse edasi. Ja, tegelikult mul on nii-öelda kogu aeg taustal on olnud siis nagu see, et proovin ehitada mingisugused e-poode, on ju need kommuunidega, on ju sealt ma leidsin tegelikult ka oma mingid esimesed kliendid Austraalias, on ju, keda ma nii-öelda siis turundamisega aitan seal. Et tänu sellele nii-öelda natukene olen saanud nii-öelda siis siit-sealt oma asju nagu ajada ja üks mehaanik, keda just Austraaliast nii-öelda aitasin, just müüs oma äri maha, et ma nüüd natukene otsisin just uusi kliente seal, eks ole, et kuidagi niiviisi on nagu läinud, aga siis Aasias ka, eks ma ka ikka igasuguseid, ma ei tea, alati üritan mingisugust uut midagi teha, mida ma varem võib-olla teinud ei ole. Sa lendasid Sydneyst edasi siis kuhu, Indoneesiasse või kuhu, kuidas see edasine marsruut sul välja nägi? No tegelikult see on hästi hüplik, aga võib-olla Indoneesias olin võib-olla kõige kauem. Tegelikult alguses olin vist ainult kuu esimene kord. Siis esimene selline pikem olemine oli tegelikult 4 kuud Filipiinidel. Et seal sõitsin veelauda ja kuidagi otsustasin, et miks mitte, et praegu hea noor, pole väga palju paremat aega, kui nagu praegu minna. Siis toimetasime, sealt ma nagu nii-öelda sellest ajast ma tegelikult leidsin ka need mingid esimesed kliendid nagu Austraalias ja siis toimetasime sealt, sõitsin veelauda, käisin surfamas ja siis toimetasin päeval arvutust oma asju ja
tänapäeval eriti COVID aitas ju tegelikult kaasa nagu sellele. Ehk siis, kui sa lendasid Austraaliast edasi, siis enam sisuliselt füüsilist tööd justkui ei teinudki, et hakkasidki oma mingit asja ajama. Jah, no seal vahepeal võimalik, et sinna vahele võib-olla jääb ikkagi mingisugust Austraaliat, kus me lendasime Sydneysse tagasi ja tegime seal mingeid asju. Et aga sealt pigem läks edasi nagu jah, see, et okei, et pole ammu sõpra näinud, saame kuskil Aasias kokku, kuidagi niimoodi. Kus sa veel käisid? Filipiinidel, Indoneesias? Vietnamis olin ka 3 kuud Danangi linnas. Ja Hiina? Hiinas käisin. Okay. Mis sulle nendest kõige rohkem meeldis? Kas nad on üldse võrreldavad või ka üks on ise moodi? Jah, no hobide ja võib-olla kliima poolest on hästi mõnus tegelikult see Indoneesia pool on, et inimesed, ma arvan, kes sinna täna nii-öelda natuke ära lendavad, et tegelikult hullult äge ajaline vahe on seal. Et minu jaoks oli sellest suhtes nagu tore, et Eesti mingisugused toimetamised, minu meelest Eesti kell 8 hommikul on seal äkki kell 2 päeval, ehk siis tööpäev või kuidagi niimoodi algaks just kell 2 ja lõpeb siis mingi 9-10 ajal näiteks. Sul on hommikud vabad ja Austraaliaga oli täpselt vastupidi, et kõik ajavööndid olid hästi lihtsad ja loogilised ja see oli siuke hästi nii-öelda mugav. Palju sõpru ka, kõik nad seal praegu ringi tuuseldavad. Ja siis seal tegelikult ma proovisin erinevaid nii-öelda mingisuguseid ärisid, et ma mäletan, et ma näiteks tegin mingit sellist asja, et ostsin endale mingi uhke fotokaamera seal, et nüüd ma hakkan olnud nagu fotograafiks ja hakkan pilte tegema ja niimoodi, siis ma leidsin endale mingid esimesed isegi kliendid seal. Esimese nii-öelda kliendi, keda ma pildistasin, aga see kogu photoshoot jooksis nagu ikka nagu nii rappaga nagu üldse. Ma põhimõtteliselt ei ole peale seda enam kordagi kaamerat kätte võtnud, et ostsin mingisuguse, ma ei teagi, pigem suht lipulaava mingi kaamera endale seal ja siis leppisime mingi hinna seal kokku, ma ei mäleta äkki mingi 50 või 100 eurot, et ma teen siis seal ühest siis naisterahvast mingid pildid, ta oli vist sinna endal villas selle nii-öelda kogu basseini lasknud nagu ära kuidagi roosidega katta või nende lilleõitega ja siis, et saame seal tema sünnipäeva puhul mingi photoshoot'i teha ja siis, aga mida ta ei olnud teinud, oli see, et ta ei olnud oma villa omanikule seda öelnud, kes siis nagu sai vist päris kurjaks ja siis tuli välja, tegelikult see villa oli ka samamoodi mingi shared teema, ehk siis teised kliendid hakkasid kuskil taustal vist kuidagi halba nii-öelda siis feedbacki nii-öelda andma ja siis kogu see asi lõppes tegelikult niimoodi, et põhimõtteliselt nii kui see bassein valmis sai, siis me saime täpselt mingi 7 klõpsu enam-vähem ja siis see klient sai mingi üüratud trahvi selle eest, et ta seda nii-öelda tegi ja siis igatahes, kuna mul ei olnud ju tegelikult pallil olles õiget viisat ka ja pallil hullult jälgitakse seda nii-öelda, et kui sa teed seal kuidagigi midagi ilma enda nende viisade ja paberiteta, et siis kohe nagu mingi saadetakse riigist välja niimoodi. Ja siis oli selline päris keeruline olukord, kus vist lõpuks klient, ma ei tea, lasi mind ka veel üle ja siis lõpuks äkki mingi pool aasta hiljem, ma ei tea, kandis mingi 50 või midagi. Igatahes täiesti mõttetu nagu äri ja minu selles suhtes nagu suur respekt kõikidele fotograafidele, eriti kes kuidagi stuudiost väljapool oskavad oma asju ajada, et see oli siuke päris korralik ämber nagu. Aga paljud ju, väga paljud venelased käivad üleüldsegi aina rohkem Euroopa rahvast reisib ka Aasiasse või üleüldse selle mõttega, et justkui võiks seal olla odavam kui Euroopas reisida, et korraks puudutasime ka seda teemat, aga kas sa kummutad selle müüdi siis või kuidas sulle tundus? Minu kogemus on nagu Aasias see, et kui sa nagu tahad, siis on nagu väga lihtne kõik oma need säästud ja kogumised, mis sa oled nagu teinud üsna kiiresti nii-öelda sirgeks lasta. Et seal ikkagi, sa ei pane tähele nii-öelda arvad, et kõik on nii soodne ja ei pane tähele ja kuidagi siis mingi hetk avastada, vau. Tegelikult on ikka märkimisväärselt nagu nii-öelda kallim, et ma arvaks, et täna, kes nagu pallile läheb, ma arvan, et alla mingi 3-4 tuhande nagu kuus pigem on siuke keeruline. Et asjad on kuidagi niimoodi läinud, et Aasias on nagu nii viisi. No võt, jah, huvitav. Aga palli ei ole Indoneesia ka, kes tahab, kes mida otsib. Mida see 3 aastat eemal olekut sinu enda kohta õpetas?
Kindlasti üks punkt on siis see, et teiste kogemust ei tasu liiga tõsiselt võtta. Et minul võib minna täiesti teistmoodi, kui võib-olla kellelgi teisel läks. Need põhjused on nagu nii erinevad. Seal, mõtlen, kas midagi on veel. Aga mis võib-olla olid kõige raskemad hetked selle teekonna jooksul? Kus tekkisid, sa tõid korraks seda ka, et panid kõrvaklapid pähe ja sõitsid seda toidukulleritega. Millised olid need rasked hetked, mil sa mõtlesid, tegelikult tahaks koju, tahaks Eestisse tulla? No mul vist käis natuke võib-olla, mul käis mingisugune nii-öelda punkt ära, kus ma vist tegelikult peale 2 aastat tulime korraks, suveks tulime Eestisse ja siis ma vaatasin, et nooremad vennad olid nagu nii suureks kasvanud vahepeal, vaatasin, issand jumal, et kas see oli nagu kõike seda väärt. Et aga siis me läksime uuesti nagu asjasse ikkagi sügisel tagasi ja tegelikult ei olegi midagi, et keerulisi nagu momente oli seal, aga samas nagu ma ei vahetaks mitte nagu millegi vastu seda. Ja võib-olla kõige keerulisem punkt minu jaoks oli nagu see, et kui sa niimoodi reisid, niimoodi kogu aeg hüppad ühest kohast teise või selline noomade elu võib-olla isegi natukene mitte backpackeri oma, et siis hästi keeruline punkt on see, et sa saad justkui mingite inimestega sõbraks, hakkad rohkem läbi saama ja oled seal võib-olla 3-4 kuud käid, ma ei tea, iga päev surfamas ja on siuke mingi hea sõprus juba. Siis mingi hetk tüübid on, et ma nüüd lähen sinna Los Angelesse tagasi või kuhu iganes, et siis päris keeruline, et kuule, täpselt ei tea, millal järgmine kord nüüd näeb. No, või kas üldse näeb, et täpselt, et kui Austraalia kogukonna kohta ka, et seal on ju väga palju eestlasid ja kuna eestlaste peresid ei ole seal, siis need sõbrad moodustavadki selle pere, kellega sa, ma ei tea, vedadki jõulud ja aastavahetuse koos. Ja kindlasti, aga selles suhtes on nagu lahe, et just hiljuti oli sünnipäev, et siis oli tüübid ikka Filipiinidelt igalt poolt nagu peavad meeles ja isegi siuksed tüübid, kel nagu Facebooki pole, kellel kohe see reminder nagu silma ette tuleks, et tegelikult saadki nagu päriselt jumala häid sõpru, aga kõige valusam osa ja siis see, et millal järgmine kord näeb. Aga kõige ägedam punkt siia on tegelikult see, et inimesed reisivad nii palju, et ma arvan, mul on kõikidest nagu käimistest praegu ikkagi julgelt mingi 5 või 10 sõpra on tegelikult siin Eestis lihtsalt külas käinud. Tulevadki siia, et mõnele tüübil olen siin saanud, ma ei tea, laulupidu kasvõi näidata, et ja siis jutustavad, et tulen kohe varsti tagasi, tuleb paari aasta pärast, ma ei viitsi kogu aeg edasi-tagasi traditada. Just tahtsingi küsida, et kus sa Eestis viid oma siis kauged sõbrad? No kindlasti mingid rabamatkad, siis no laulupidu on tõesti. Ja laulupeoga läks väga Eestis nagu käi väga eredalt teistele silma. Siis olen üritanud enda sinna Valka maale viia, seal saab sauna ja kõiki neid asju ja ATV-dega kuskil seal metsas, et väga palju, tegelikult on jumal palju siin nagu ägedat Eestis teha ka. Nõus. Korra nende raskete hetkede juurde veel tagasi tulles, et sa mainisid, et sa reisisid enda tänase elukaaslasega, et mida see teie suhte kohta teile õpetas, kes nagu selles mõttes, et nagu ongi, võib-olla meil ei ole õhtuks majutus, kõhud on tühjad, et see kõik ühel hetkel nagu on overwhelming, et jah. See on väga hea küsimus, et ma olen suht kindel, et see koos reisimine näitab täiega seda tõelist palet. Kuidas võib-olla meie seda asja enda jaoks serveerisime, oli tegelikult see, et sa oled nagu just kui kahekesi terve maailma vastu, et kui mingisugune mingi asi veab alt või keegi laseb üle või mis iganes nagu põhjused on, et siis päeva lõpuks nagu me saame üksteisele toetada. See oli selline hästi tore asi, mida me nagu õppisime. Et see oli kindlasti see punkt võib-olla. Kas Eestis on tagasi hea olla? Eestis on väga hea tagasi olla. Tore ju pere näha ja sõpru ja nüüd tegelikult siin just mingi pool aastat tagasi ostsin korteri, et tegelikult üsna tore. Plaanid pikemaks ajaks nüüd Eestisse jääda või on veel mingeid mõtteid, kuhu järgmiseks minna?
Tead, ma isegi praegu nagu ei ihka nii-öelda tagasi, et ma arvan, et mul oligi lihtsalt vaja võib-olla seda, et minna käia nii-öelda ära, et ma tean, et hästi paljud võib-olla mõtlevad või minu enda sõbrad ka või ma ei tea, et vennad, et võiks mingi hetk nagu minna, aga seda mugavat hetke võib-olla ei tule, et ma olen nagu väga õnnelik, ma saan öelda, et ma olen Filipiinidel elanud, et kuidagi äge, et see osa on nii-öelda tehtud. Mingi hetk kindlasti tahaks uuesti, ma arvan, et mingi hetk ma näen ennast ka elamas võib-olla ositi Eestis, ositi kuskil mujal on ju. Ja kas seda õiget hetke üldse tuleb, et võib-olla peab võtma enda jaoks selle hetke, et minna ja mis seal salata noorena, kui ei ole peret, on seda lihtsam teha. Kohustusi nagu ei ole, et mida ma oleks võib-olla varem teinud lihtsalt, et enne välismaale nii-öelda minekut või elama minekut oli siis see, et oleks või mingi korteri endale võib-olla ikkagi kuidagi osta, et oleks saanud lihtsalt terve selle 2-3 aastat, keegi elab seal sees või ma ei tea, maksab üüri või minu pangalaenu kinni, et seda oleks võinud võib-olla varem teha, aga sellega on täpselt samamoodi, et parim hetk on praegu. No täpselt on ju. Väga tore, väga inspireeriv, kuidas sa räägid sellest, kuidas sa oled elanud siis 3 aastat välismaal. Võtame siin lõpetuseks veel sellised sinu võib-olla nipid-trikid meie kogumispäeviku kuulajatele, et kui on nüüd neid kuulajaid, kes mõtlevad, tegelikult tahaks ka reisima minna, et millest üldse peaks alustama? Kui on selline mõte. Kas siis, ma ei tea, lühiajaliselt kas või kuu reisida või siis pikemaajaliselt, et mida sina soovitad? Ja, mina esimese asjana ütleks praegu üldse niimoodi, et kui meid kuulab näiteks mõni noor, kes mõtleb, et kas minna näiteks ülikooli või minna reisima, siis täna mina ütlen minna ülikooli. Sellepärast, et peale seda 3 aastat kuskil Aasias ja Austraalias elamist, nagu kui ma küsin oma Austraalias näiteks sõbralt, et kuule, palju sul see ülikooli võlg on, ta ütleb mulle, et mingi, ma ei tea, 30-40 000 eurot tal on võlgu. Et nagu suht crazy, kuidas, ma ei tea, ma kuulen enda õde, kes on ka siin just gümnaasiumi lõpetanud, et vist mõtlen ka ju reisima minna ja kuidagi niimoodi, et kuule, et oli sõde, et ülikoolis, nagu tasuta ülikool, väga väärtuslik asi, et selle ikkagi võiks nii-öelda läbi teha, ma ei suru kuidagi, aga lihtsalt ma olen nagu näinud, kui keeruline ja raske see nii-öelda kuskil mujal on. Täiesti nagu vapustav tegelikult. See on meie väikse Eesti privileeg. Kindlasti, et võib-olla inimesed ei hinda seda nagu nii palju, et jah, aga küsimus oli vist, et millest peaks alustama, kui tahta minna ikkagi reisima siis? No see natuke nii-öelda oleneb ka, ma arvan, et mis on nagu reisimine kellegi jaoks, et kas su nii-öelda töö võimaldab, mina võib-olla täna eelistaks sellist reisimist, et sa ikkagi leiad endale Eesti ettevõtte, kelle jaoks on okei, et sa oled mõne kuu kuskil ära, et kindlasti selleks nagu võib-olla äge esimene algus, aga ma arvan, et Eestis on piisavalt palju ägedaid tööandjaid, kes seda võimaldavad ja võib-olla soovitakski siis esimene ots kuidagi niimoodi teha. Alati on võimalik ju ka ülemustega rääkida, väike mingisugune puhkus välja küsida, et kui mugav sul on seal kuskil Aperol Spritzi kõrval läperit näppida, et see selleks, eks ole, aga eks see on natuke läbirääkimiste küsimus ja kes selles suhtes ikkagi tunneb, et tahab lihtsalt lennuki peale hüpata ja vaadata, mis juhtub, siis ma ütleks, et minul oli nagu maailmaäge kogemus ja ma olen väga rahul. No väga äge. Mis on sinu rahatarkusi nipid, kuidas vähem, aga rohkem näha? Et reisimine ei ole ju alati, et sul peab olema, muidugi võiks olla rahaline puhver, aga alati ei pea olema see nii suur, et reisimine ei ole ju ainult mõeldud rikastele. Jaa. Ma võib-olla vastan selle küsimusele niimoodi, et igal inimesel meil on ju mingisugused erinevad kaardid. Sina oled minust mingites asjades võib-olla, ma ei tea, parem teadlikum, võib-olla sa tunned kedagi, kes aitab sul mingisuguse ukse võib-olla avada kuidagi niimoodi, et ma võib-olla pigem utsitaks inimesi neid kaarte võib-olla rohkem avama, et ma olin ka noor, mõtlesin, et kunagi, et ma pean ikka ise hakkama saama ja ei tohi jumala eest kellegi abi küsida ja mida iganes, aga tegelikult on jumal okei, et kui sul on keegi,
hea sõber või ma ei tea, kes iganes kaaslane, kes nagu on nõus aitama mingite asjadega, toetama, kui midagi on, et siis tegelikult nagu see on mingi asi, mida ma oleks ise võinud varem teha nii-öelda või usaldada rohkem seda protsessi. Ja mille pealt sina oled valmis reisil allahindlusi tegema ja mille pealt mitte? Issand. Mega hea küsimus. Ma päriselt ei teagi vastust. No võt. Nagu ma olen ise üsna avatud selles suhtes. Ma kujutan ette, et mõni minu isegi lähedasem sõber nagu ei viitsiks olla minuga mingis keerulises nagu olukorras. Minu jaoks ongi jumal okei mingis võib-olla mõne või öö kuskil mingis hütis ka olla lihtsalt kogemuse pärast, et väga palju ilmselt mõni sõber mul sellist asja nii-öelda ei viitsiks, et aga mille arvelt? Ja ma arvangi, et see selgitabki seda, et kui sa oled valmis selliseid ebamugavusi tegema, siis tänu sellele sa oled ka nii palju näinud, kogenud ja sa tead võib-olla seda, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, on ju päeva lõpuks. Mina pigem vist täna näen seda ebamugavust nagu, et äge lugu kunagi või et ma tean, et kindlasti mõni teine inimene niimoodi ei mõtle. Robert, aitäh sulle, väga inspireeriv jutuajamine, väga äge. Kas oli endal ka põnev nostalgitseda natukene nendes mälestustes ja meenutada neid? Ma vaatasin su näoilmeid, et neid mõnegi koha pealt hakkasid ikka muigama enda peas, et imelik tagasi mõelda veits. Ei, kindlasti. Ma olen väga õnnelik, et ma olen täpselt neid otsuseid nagu teinud, et tuled Eestisse ka tagasi, siis sa näed ju asju täiesti teise nurga alt. Ja sa näed võib-olla, kui hea on siin Eestis olla, et tänapäeva noored ka kindlasti mõtlevad, tahaksid ainult ära minna, aga sinul on nüüd need mõlemad kogemused olemas, et ainult tänu sellele sa saadki öelda, et mis on päriselt väärtuslik ja mis sulle päriselt meeldib. Ma arvan küll. Ja väga kõnetas see mõte, mis sa ütlesid noorte puhul, et mine ülikooli seniks, kui on võimalus noorena minna, et mu sõbranna ka, kui ta Eestisse nüüd Austraaliast tagasi tuli, et tema käis enne ülikoolis ära ja siis läks Austraaliasse, aga need teised sõbrad, kes tal ka Eestisse nüüd tagasi tulevad, on see, et tema tuli Eestisse tagasi, läks oma tööle, millal tal siis kõrgharidus on, teised läksid kohe peale tööd Austraaliasse ja nüüd Eestist alustavad nagu täitsa puhta lehena, et just see tagala või see, mis sul on, et sa ei pea hakkama nullist siin kõik ehitama, et sul on see, üks asi on välismaa kogemused, aga teisalt see, et paber ei anna sulle töökohta, aga ta annab sulle mingi nagu turvatunde siis. Kindlasti jah, see oli mingi asi, mida ma asjas ka nagu väga nägin, et ma ei tea, noored ei oska seal lugedagi enam mõni aine, et siis Ma mõtlesin, et alguses ma küsisin su käest, vaadad, kuidas ma võiksin sind kirjeldada, et siis ma mõtlesin, et järgmine kord ma kirjeldaksin niimoodi, et sa oled väga osav elunautleja. Aga aitäh sulle ilusat suve ja aitäh kõikidele Kogumispäeviku podcasti kuulajatele. Loodan, et igaüks saisid mõne inspireeriva nipi, kuidas enda puhkust maksimaalselt kasutada, kuhu reisima minna ja aitäh, ilusat suve jätku. Suur tänu!